Tere tulemast taas digitundi. Me jätkame teiega Google Drive'i dokumendi kasutamise teemat. Jõudsime dokumendi valmis ja teema jätkub meil jagamisega. Meil on avatud praegu minu ketas ja vaja oleks leida eelnevalt tehtud fail. Ja kuidas on seda lihtsam leida? Nagu ma ütlesin, et hiljutine ajalugu on siin, aga alati saab küsida ka, kui sa faili nime tead, saad küsida ka siit sellega. Aga mina tean, et hiljutiste alt on võimalik leida. Klõpsin selle lahti ja oma faili ma avan nüüd 2 hiireklõpsuga. Nii, läheme nüüd jagama. Jagamise nupp on meil see sinine nupp. Jagada saame mitmel moel. Saame hankida lingi. Nagu ma eelnevalt olen ütlenud, hetkel ta on meil privaatne, keegi ei näe. Hankida lingi ja panna näiteks kodulehele. Nüüd me aga peame jälgima ja vaatama, missugusesse rolli me selle faili uue omaniku siis paneme. Kas me anname talle ainult vaadata, on ta vaataja, saab ta kommenteerida või saab ta ka muuta. Kui me lingi saadan kodulehe peale, näiteks jätan ma lugemise õiguse ainult ja kopeerin lingi, nüüd ta kopeeris ja lähen ja kleebin selle näiteks kodulehele. Seda me praegu koostöös ja ühiskirjutamise juures ei kasuta. Meie kasutame ühiskirjutamise juures inimeste lisamist. Ja siia me lisame nende inimeste meiliaadressid, kellega me tööd jagame. Näiteks õpetaja teeb oma klassiõpilastega ja siis klassiõpilaste meili, Gmailid just nimelt, .ee-ga meile siin ei tunnistata. Gmaili aadressid paneme kirja, aga eelnevalt soovitan kindlasti ka nendele siin faili uutele omanikele rolli muuta. Siin on mul jäänud eelnevalt nüüd muutmise roll, aga saab ka piirata ainult kommenteerimise rolliga või siis vaatamise rolliga. Meie teeme ju õpilastega koostööd ja siit on vajadus kindlasti anda õpilasele muutmise roll. Ja kirjutame siia meiliaadressi. Ja kuna see kiri läheb sellele meiliaadressi omanikule postkasti, siis tore oleks, kui me talle ka kirjutaksime sõnumi. Nii, ja saadangi. Meili omanik avab kirja ja ta saab sinu teksti koos selle failiga endale. Nüüd oluliselt oleme me siin rääkinud sellest dokumendist põgusalt ära. Tahan teile näidata nüüd, kuidas saame toimetada veel siin sisukorras oma ketta peal. Ma lähen siit selle dokumendiga välja ja lähen oma ketta peale. Kuna meil on see dokument veel lahtiselt, ta ei ole kindlas kaustas, siis vaatame, kuidas seda siin korraldada saame. Antud juhul on meil meie kooli tahvelarvutite meil ehk tahvelarvutite Drive lahti. Siia laekuvad õpilaste tegemised tahvelarvutites ükskõik mis tunnis. Siin on ühiskonnaõpetuses on õpilased teinud, aga siin on alles ta Wordi dokumendina. Üks väike samm tuleb tahvlis edasi teha või siis
nii nagu te nägite, et 2V-ga fail on siin, see on õpilastele edastatud. Nüüd, kuidas seda nüüd Drive'i saab panna? Hetkel siin veel õpilane kirjutada ei saa. Me saame nüüd võtta siin noole lahti ja Drive'i dokumendina teda avada. Sel juhul on lapsel võimalik ka Drive'is vastata. Ja kui see on, hetkel ma näen, et ta on õpilasele avatud, näete, siis on tore, kui õpetaja on eelneva töö ära teinud. Kõik niisugune loomise tegevus on arvutist parem, nagu ma olen teile varem öelnud. Nii, lähen siit praegu välja. Aga kui me sooviksime nüüd teha uut kausta, näiteks teemegi ühiskonnaõpetusele uue kausta, siis ma teen siin selle koha peal olen hiirega, teen parema hiireklõpsu, uus kaust. Võiksimegi õppeainete järgi kirjutada. Ühiskonnaõpetus ja loonkausta. Ma muidugi saan sellele kaustale ka ergema värvi anda. Nii, muuda värvi näiteks ja paneme siin teda voot sedaviisi. Sobib. Kärla loodus, see on meil fotojahi ajal õpilane ise loonud tahvlis ja pannud siia pildid. Alustame meie nüüd selle faili otsimisega. Hiljutiste failide alt leiame meie toimetatud nii, vot selle juhend 2 üles ja ma tahan seda toimetada õigesse kausta. Aga just nagu ei olegi veel kausta minu ketta peal, just nagu ei ole selleks sobivat. Teeme siia siiski minu ketta peal uue kausta. Teen parema hiireklõpsi, uus kaust. Panen näiteks nii digiõpe õpetajale. Nii, võib-olla muudame siin ka värvi. Jääb rohkem silma kui see hall. Vot nii. Nüüd läheme küll, leiame hiljutiste alt üles oma eelmise faili, millega me toimetasime. Teen sellele parema hiireklõpsu ja teisalda asukohta. Vasak hiireklõps nüüd. Nüüd uus kaust on minu kette peal ja digiõpe õpetajale. Tegin topelt hiireklõpsu selle peale. Nii, üritan teile näidata, et siin saame nüüd teda ühe klõpsuga ära viia. Läheme vaatame, kus ta meil on minu kette peal. Digiõpe õpetajale olemas. Nüüd tahan näidata, kuidas me veel saaksime neid teisaldada. See lohistamisega on võimalik, aga sellega peab olema päris ettevaatlik. Ühiskond 1, näete, siin oli ta Wordi dokumendina, kus kirjutada ei saa, kuid siin juba sellise ikooniga on Drive'i dokument. Ja me tegime ühiskonnaõpetusele siin kausta. Nii. Ei ole neid faile sinna viinud. Kui ma nüüd teen seda teisaldamist teistmoodi, ma hoian vasaku hiireklahvi, hoian kinni ja lohistan ja lähen sellele kaustale, kuhu minna tahan. Jälgi, see kaust saab endale sinise kasti ümber. Ta muutub aktiivseks ja nüüd lasen ta lahti. Selle lohistamisega tuleb tegelikult olla väga ettevaatlik, et ei lähe valesse kausta. Ühiskond 1, ma võtan selle Wordi dokumendi ka, näete,
hakkan liikuma, hoian vasakut tiireklahvi kinni ja näete, et läheks õige kaust aktiivseks. Sobib. Ja siin on veel üks, see on ka ühiskonnaõpetuse, see on eelmisel kevadel tehtud ühiskonnaõpetuse töö. Ma võin avada selle, see on õpilastele vastamine ja viime selle ka siit ühiskonnaõpetuse kausta. Võtan vasakuga ja lohistan ühiskonnaõpetuse kausta. Ma siiralt soovitan kasutada selliseks toimetamiseks arvutit. Tahvlis ei ole see kõige mugavam ja seal võib juhtuda segadus. Hetkel ma näen, et meil on kõige olulisem siin omandatud. Soovin teile edukat toimetamist ja toredat koostööd õpilastega.